Tervist! Täna on 8. märts ja saan öelda tere õhtust Risto Reng Farmi kanal ja mina sõidan siis mandrile. Õues on jube ilm, plusskraadid, lund tuiskab, möllab igal pool selline. Teed on väga halvad, aga mina sõidan nüüd siis täna õhtul juba Tallinnasse, sest homme hommikul ma olen Star FM-i hommikuprogrammis ja seal peab olema suhteliselt nii vara, kuna teed on nii halvad, siis ma lähen täna õhtul nagu rahulikult vaikselt ja lähen siis ööseks Reimo juurde. Reimot te olete siin kanalis näinud ka kunagi suvel, ta käis meil abis vahepeal ja siis ta oli seal kohvikuõhtul ka. Ühesõnaga, Reimo vägagi tüüp, võtab mind vastu, saan täna öösel olla tema juures ja hommikul siis ma lähen kohe siis hommikuprogrammi ja siis käin mõned poed läbi, sest mul on vaja selle krokodilli jaoks mõned lambid osta, mis on spetsiifilised UV ja soojuslambid ja siis saan need kära osta ja Saaremaale tagasi. Aga ilmastikolu ja teed on ikka jubedad. Nüüd läheb pimedaks, ma kahjuks filmida ei saa seda, et milline see teeolu on, aga on tüütu ja ongi tüütu sõita. Aga küll me kohale jõuame mõnusalt, nii et täna saame Reimoga chillida natuke korteri peal tal ja siis hommikul juba vaatame, kuidas raadiosse lähme, et väga põnev. Muidugi, mul on jälle hull nohu, ma ei tea, mis värk on iga kord, kui ma seal TV3 majas, mis seal see Peterburi teel on põhimõtteliselt, kas siis oli see TV3 asi või Star FM-is varem ka, siis mul on alati olnud nohu. Ja nüüd jälle, Raju tuleb koolist koju mingi töbiga ja mina saan alati kätte selle, nii et pole hullu, läheb mööda, aga üldplaanis sõidame täna ja siis kui tagasi jõuan, siis näitan seda ka, kuhu meie krokodill läheb, sest ma täna päeval tegelesin sellega. Nii, hommik on käes ja mina olen siis TV3 maja ees siin. Nagu te aru saite, meil Risto Reng varsti külas, aga ma mõtlesin, et mingi teema sellega on. Lähen vaatan, mul on 20 minutit aega enne, kui ma pean siin kohal olema, aga noh, ütleme nii, et saab näo värskeks võib-olla. Selles suhtes, et ma ei ole väga hommiku inimene, midagi ei ole teha, aga nüüd lähme räägime siis natuke juttu ja see on alati tore. Nii, Star FM-i hommikuprogrammis käidud. Siin on nii tore käia, siin on nii toredad inimesed. Intervjuu alati ootab, kui sul on pool tundi kohviaega, on ju? Ma kohvi küsisin sellepärast, et kas sa oled majas oma inimene ja oskad ise võtta. Nii toredad saatejuhid ja ma arvan, et see ei jää viimaseks korras, kui ma siin käin. Et ma loodan, et ma saan veel tulla puhtad inimeste pärast, sest see on nii lahe, mis nad teevad ja nad on nagu nii positiivsed ja see on nagu super lust. Küll meil on täna tore küsimus. No, küsi ära. Pooled inimesed väidavad, et kui sa tead seda fakti oma partneri kohta, siis valitseb teie vahel tõeline armastus. Et nüüd ongi see, et pakin auto ära, depopoodi, lähme ostame siis meie sellele krokodillile ühe UV-lambi ja ühe soojalambi sealt ja siis paneme kodu poole ajama. Et super äge, muidugi ma loodan, et keegi kuulas ka, et ehk oli tore jutt, mis me rääkisime seal ja vinge, lihtsalt vinge, hästi mõnus kogemus jälle. Tänaseks on kätte jõudnud 14. märts juba ja juhtus nii siis, et ma tulin Tallinnast ära ja ma jäin jumalast haigeks. Ma rääkisin küll selle, et mul on nohu, aga ma jäin jumala haigeks, mul oli 39 palavik, alla ei läinud täiesti laip, kõik kohad valusad, mis täiesti kontaktivõimetu põhimõtteliselt. Ja nüüd ma ühesõnaga natukene olen olnud siis haige, pikali, aga see ei tähenda midagi, seepärast, et eile ma pidin ikkagi sõitma meie krokodillile vastu, kes algselt pidi olema siis 35 sentimeetrit. Tegin talle üleskorrusele sükse toatiigi, sellest 1000 liitrisest vaadist kõik ilus, kena palju vett, kupid elavad all, soojapirnid, suured kohad. Ja kui ma ta kätte sain, siis reaalsus oli see, et ta on tunduvalt väiksem, ta on keegi pisike. Mis on nagu, see mõttes on hea, ta on pisike, sest me saame ta oma käelgi ära kasvatada ilusti, et ta ei ole mingi äkiline tüüp veel, et me saame nagu hästi, ta kohaneb meiega hästi, aga see tähendab seda, et see tiik on tal kindlasti liiga suur ja me ei saa teda seal niimoodi kontrollida, seega me panime Rajuga ta nüüd eile õhtul siia alumise korruse peale, kapi peale akvaariumisse, 125 liitrit akvaarium ja siis siin ta praegu on. Et siin kapi peal, see on 125 liitrit akvaarium on see, et ta on ikkagi väga pisike, ma rääksingi, see on hea, kohati on hea, mõne koha pealt natuke halvem, aga pole hullu ja praegu ta just ronis sinna, natuke tagasi sinna soojalampide alla, seal on siis 2 soojalampidel, 2 soojalampi, siis on see soe kivi tal, kus ta saab käia peesitamas, enda temperatuuri tõsta
kuna on 2 pirni ja see kivi ise läheb ka soojemaks, siis see automaatselt kütab nagu vett ka ja siin korrusel on tegelikult päris soe. Seega see vesi püsib niikuinii soojem, et siis kui ta väike on, siis on hea, kui ta on meil silma all siin, saame vaadata, et ta sööb, et ta ilusti kosub ja kasvab ja harjub. Et siin ta praegu peisitab kivi peal ja siis on muidugi UV-lamp, UV-virn, mis siis on ka roomaedele väga vajalik, et vaatame, et tal oleks kõik asjad olemas ilusti. Et see on selline lihtne setup selle jaoks, et väike väljakasvatus, akvaarium, ütleme nii. Panime siia rajuga väikse filtri ka sisse praegu, et kuna vesi oli natukene sogane alguses, nüüd on läinud juba selgeks. Et vesi on selge, mõned veetaimed, mis meil akvaariumist olid üle, panime siia ka, et ta saab millegi vahele vahepeal peitu, kui ta tahab, aga ta ei ole väga selline arglik tüüp, et ta tahaks nagu väga peitu minna, selles mõttes on väga hea, et suhteliselt sotsiaalne, on nagu näinud inimesi varem, et ei ole selline täiesti, neid on sellised ka, kes nagu kohe pelgavad meeletult ja tahavad peita, aga see ei ole, et tema on tõenäoliselt inimestega päris palju kokku puutunud, et on näpitud palju, et kui ma ta kätte võtan, siis ta on ka nagu, et pigem tal on okei, et ta kätte võetakse, et ta ei ole nagu selline kuidas nüüd öelda, meeletu rapsi ja ei taha ammustada, mis on mõneks üllatav, tavaliselt nad ikkagi tahavad nagu näksata, proovida kohe ennast kaitsta, aga ta ei ole proovinud teha seda, nii et vaatame, kas ta varsti läheb vette ka, et siis ma näitan, kuidas ta ujub ka siin, mis ta muid toimetusi teeb, aga praegu ta peesitab ja tunneb mõnu sellest soojast kohast, mis on väga hea. Üldiselt ta saabus siis tegelikult lihtsalt sellise karbi sees, see oli nüüd veel eraldi penokarbi sees, mis hoidis nagu sooja rohkem, selline väikene plastkarp, nagu ikka Salfa, mis on niiskeks tehtud, niisutaks ja siis ladinagene nimi, et selles mõttes nii nad transportitakse kõiki roomaid, et on väike plastkarp lihtsalt, et loom sisse mahub ja ega neil rohkem ruumi midagi seal ei olegi, et nüüd ongi tähtis asi see, et jälgida, et me seda sööma saame ilusti, et ta sööb ja siis on juba kõik hästi, et praegu seisuga ta elabki meil siis siin elutoas lihtsalt akvaariumi sees, väike rahulik setup, ma panen siia veel mingid taimed kasvama niimoodi, et oleks nagu ilus ja looduslik, et tal on nagu looduslikum tunne ka ja mõne võib-olla kännu ka veel, aga eile kiiruga panime sükse asja kokku, et saab nagu, et ta sai nagu elu paika panna. Et selles mõttes jumalast äge loom, ma olen muidugi rahul, aga lihtsalt see, et ta ongi nagu väga äge loom ka, midagi ei ole teha, et meie looduses selliseid tüüpe ei kohta, et siis on nagu alati midagi sellist tundub väga sürri ja eksootilist, et see on nagu lahe. Üldplaanis on selline väga väike ikka alles selles mõttes, et minu käes eriti pisike veel. Et loodame, et me saame ta ilusti sööma. Susiseb küll ja minema tahab ka hakata kohe, aga üldplaanis näksamist ei ole teinud veel. Et mis on väga üllatav, et tavaliselt tegi üritavad nagu ennast kaitsta ka kohe. Aga selline tundub, et on inimesega natukegi karjunud, et väga äge tüüp. Hoiame nüüd pöialt ilusti, vaatame, kas saame ta sööma ka ja siis hoian teid kursis. Õues on olnud märtsikuu täiesti hullumeelne selles mõttes praegu küll, et meil on olnud 2 päeva täiesti lumetormi ja siis oli öösel -12, täna on juba +10 näitab, selles mõttes, et 24 tunniga köögub temperatuur täiesti hullumeelselt igale poole. Nüüd lubas soojaks minna ja on läinud ka, et praegu ongi +10, lumi sulab, kui see nüüd kõik sulab tänase päevaga ära, päike on nii äre, kui see sulab kõik tänase päevaga ära, siis meil kõik kohad ujuvad, nii et ei ole hullu. Mõttes ma peaks kevad tuleb, ma tahaks, et läheks juba soojaks ja saaks toimetama hakata, et küll see tervis ka tagasi tuleb, et viirused ikkagi käivad, midagi ei ole teha. Üldplaanis tundub, et kõik on nagu kontrolli all. Praegu seisuga loomade toimetamise rõhk on olnud hästi tugevalt mirge peas, et ma olengi olnud nagu laip lihtsalt, aga see käib asja juurde, et vahel olen mina haige, vahel on tema haige. Ma mõtlesin selle peale, et mis siis saab, kui me mõlemad koos haiged oleme, et võt seda stsenaariumit ei ole veel ära lahendanud me, et siis peaks olema nagu keegi kolmas juba, kes aitab, sellepärast, et mõtlengi see jumalast nagu jube haigus, et ma ei suutnudki liigutada ennast. Et üldplaanis tundub, et enam-vähem asjad on joone peal, ajame kargu alla uuesti ja lähme asjadega edasi. Et selline lühike video, midagi ei ole teha, ma olengi olnud haige lihtsalt. Krokodill on käes, raadios käisime ära, ahve ei ole veel
ehk sel nädal saame nad ilusti kätte sealt, unistame sellest, on ja teie olge tulbid, share, like, jagage, näeme järgmine video ja tšau!